Põhjamaa. Ja akordi vasakus käes on siis laias seades. Laia seade tuleb siis sellest, et kitsas seades 3 kõla on selline. Laias seades on seda siis võimalik nii mängida, et keskmine noot läheb oktav ülesse. Ja sama kehtib pöörete kohta, et kui mul oleks näiteks F-tuur A bassiga, jällegi keskmine noot oktav ülesse. Need kõlavad alati väga hästi. Ja siis kolmas variant, jällegi keskmine hääl oktav ülesse. Põhjamaas neid kaldkriipsuga akorde on ainult mõned, aga kohe teine akord on bess-tuur F-bassiga. Ja siis kitsas seades tavaliselt nagu bess-tuuri kvarts-sekstakord. Ja keskmine hääl läheb oktav ülesse. Ja mängin. Lagu aeg B-ossa. Valus seal. Kui te näete seitsmeid nendes akordides, siis sellest meil oli natuke juttu, et tegelikult vasaku käega võite endiselt mängida nagu 3 kõla. Näiteks D-moll 7. Tihtipeale see 7. aste on siis parema käe meloodias olemas. Et C-noot on D-moll 7 septim. Siis A-moll 7 ma vist mängisin praegu tavalist A-molli. Uuesti D-moll 7 ja C-noot ehk septim on meloodias. G-moll 7 jääb septim lihtsalt ära, pole midagi hullu. Selle võib sinna panna, saab panna paremasse kätte. Vasakusse kätte saab ka panna, aga jätan meie praegu selle vasakuga 3 kõlade peale. Ja päris lõpus, kus on ühes taktis 2 akordi, F-tuur, C-bassiga ja C7, seal ei jõua seda, neid mõlemaid mängida. Sest lihtsalt meil nagu see vasaku käe rütmika lõpeb enne ära, kui me jõuame vanemaid akordi. Nii saaks mängida.